No mida te kõkutate seal üleval, kurat? Pange klapid vaiksemaks. Pange klapid vaiksemaks. Kui te tahate, et tuleks tõsine saade, siis nii ei tohi töötada. Ja teie ka seal, keerake mingi klaveri alla. Teeme. Ja nüüd näpunäidete juurde, iga kordsete näpunäidete juurde. Täna me jõuame vaadata kahte momenti, et kuidas teha siis pärasoolest vorsti, et ei jääks halva maitsete juurde ja pärast räägime avatud loomadest. Nii. On selline aastaaeg, et ahjus särisevad vorstid on päris loomulik ja et see maitse oleks siis vastuvõetav, et sa teda peaks nii-öelda suust välja sülitama. Räägime täna sellest, et kuidas saada siis looma pärasool nii puhtaks, et kaoks see tema loomane maitse sealt ära. Lõhn ka. Osade ulukite puhul on ju tegelikult ka lõhna juures. Egon, te tegite selle tsükli kodus läbi. Võib-olla räägite siis. Jah, ma olen seda teinud mitu korda ja alul sai seda asja käsitsi tehtud. Kuid lõpuks jahimehe kogemusega nägin ja ise ehitasin sellise hea pumba. Nii. Tavaline asi on iseenesest lihtne, tuleb loomale läheneda tagant, ütleme siis metsseale näiteks, võtta tagumistest jalgadest ühe käega kinni ja tõstada saba kõrgele üles, seejärel suruda pärasoolde see suur pump sügavale sisse, samas vajutades teda ja siis äkki lasta lahti, nii et ta imeb lihtsalt kõik jäägi sealt pärasoolest välja, seejärel tühjendada see, loomulikult puhastada ilusti ots ära ja nuusutada ja veel kord samamoodi looma saba ülesse, sügavale pärasoolde, samal ajal vajutades ja lasta lahti ja jällegi tühjendada. Ja seda peab tegema, ma kordan, elusa loomaga ja seejärel loomulikult loom tappa kohe ja samal ajal, kui sa looma tapad, tuleb ka pärasool välja tõmmata, siis on kindel, et see pärasool on kristallselge, puhas. Loomulikult tuleb veega läbi juhtuda veel, aga kristallselge, puhas ja egas midagi kui head isu. Teil on siis pliiatsid ja paberid valmis, jätkame rubriigiga, mis uut on jahinduses. Lindon. Aitüma, tänase saate, ütleme selliseks üheks meie poolt toodud näidiseks oleks siis TMT jahimehe, ütleme niimoodi, et sellise sügisese koprajahi, kährikujahi ja ütleme saarma puhul on see täiesti asendamatu aparatuur. Siin tavavaataja tunneb siin ära ennekõike, eks ole, antennida, sellest pärast lühemalt. TMT on siis tegelikult iseenesest lihtne aparaadikene, mis on mõeldud urukoera jaoks. TMT tulebki sellest nimetusest taksikoera või siis taksi mobiiltelefon ja tema eesmärk on konkreetselt selles, et taksikoer ennem siis kasvatatakse kodus suureks, õpetatakse tal korralikud jahikäigu nipid selgeks ja söödetakse ta täiesti mõnusalt priskeks, tugevaks koeraks. Ja eesmärk on siis lihtsalt selles, et ütleme, et mõnes mõttes võib ka arvata, et see on selline salaküttidele mõeldud. Ei, tegelikult on see lihtsalt metsavaikuse huvides. Taksikoer saadetakse looma urgu, ta on nii jäme, et ta jääb sinna võib-olla kohe uru esimesse suhu jääb kinni ja siis juba jahimees kuuleb, kuidas eemal kährik hingab ja nii kaua laseb koeral seal koopas või selles urus olla, kuni enam ei kosta kähriku hingamist. Selle koera puhul on see, et ta on näha, et nii kui ta seda aparaati näeb, ta juba tahab minna, ehk siis tegelikult lihtne on see, aparaat käib koerale rihma külge, siin on punane tuluke, kui aparaat on sisse lülitatud, selle põlema kohe on näha, nii, loom on urus. Kui on näha, et on tegemist pikema koopaga, kus on juba jahiloom varemalt ajalt sees, siis parema levi huvides, et oleks parem levi, tõmbame antennid pikemalt välja. Nii, see ei valmista koerale ka mingit raskust, tal on lihtne teha oma töö. Tubli oled, Anna, tubli poiss. Ja välja tulemiseks, siis koer ise juba suudab selle antenni endal teist pidi keerata. Nii, tubli poiss oled, tubli poiss, mine. Vot selline asi. Põnev, väga põnev. Aga nüüd Egon, palun. Jah, me oleme siin mõelnud, kuidas saab hävitada rohkem põtru ja jahimehe kirgoni tulistada. Ja selleks me mõtlesime välja püssi
mida nimetame omavahel siis vurrpüssiks ehk siis põdrakarja laskmise püss. Kõigepealt laeme ilusti selle püssi ära, siis talle käib otsa selline vurr. Näete, vurr, seda saab keerata, keerame ta kõvasti siia kinni ja asi ise on väga lihtne. Hiilime vaikselt põdrakarja, eks ole, keskele. Kui seal on ees mõni põder, lükkame ta niimoodi, juhime tähelepanu mööda ja läheme siia keskele. Ja siis, kui me läheme keskel, vaatad umbes, kus nende pead on, enam jagu ühel kõrgusel ja siis paned latak. Ja siis on kindel asi, et kõik on, ühesõnaga tundub, et see saatesari on nüüd igaveseks läbi.